Ja kui teil on vahepeal Gran Turismo 7 huvitama hakanud, tahate ka ise võidusõidust osa võtta või proovida, kas olete piisavalt hea, siis ma olen teile ka 5 nippi, kuidas Gran Turismo 7 ja võib-olla üldse Gran Turismos või kogu e-autospordis kiiremaks saada. Esiteks ikkagi varustus, et väike vahe on sees, kas sa sõidad põlve peal rooliga, kus mingit tagasisidet ei tule või sa oled moodsa rooliga, mis annab sulle tagasisidet kätesse, siis sa tunned, kus on piir. Pluss kokpit ise võiks olla piisavalt tummine, miski ei liigu ringi, et su kontoritool ei keerle samal kui sa pedaali vajutad ja et monitor oleks ka paigal, siis on nagu lihtsam aru saada, et kuidas auto käitub ja siis läbi selle kiiremaks saada. Teiseks on lihtsalt aeg, et pole midagi parata. Virtuaalses autospordis trenni aeg on lõputu. Kindlasti mingist piirist edasi pole mõtet nagu nühkida, kui sa enam kiiremaks ei saa ja ei keskendu, aga ütleme siuke 45 minutit on kindlasti tähelepanu aken, kus nagu võiks keskenduda ja siis jah, tuleb lihtsalt tunde alla panna, õppida mänge, olla uudishimulik igaste nippide osas, kui te siin olete, siis te olete õigel teel ning jah, lihtsalt kogemust, sest et lõpuks kui tahate väga kiiresti sõita, siis peab ka mõtlema, aga lõpuks sinu liigutused on üsna automaatsed, nii et see on lihtsalt nagu seljaaju automaatika arendamine. Kolmandaks oleks mängu enda settingud, et on kindlad seaded, mis teevad just autot kiiremaks. Et kui minna settingutesse ja just auto abidesse, siis ideaalis muidugi käiguvahetuseks on manuaalne, et õigel hetkel vahetada, sest et automaatselt võib just pidurdades liiga hilja või liiga vara alla vahetada. Siis traction control üldiselt alati 0, kui on väga raske autot tee peal hoida, kui on nagu jõudu väga palju rohkem kui pidamist, siis võib 1 peale panna, aga see menüü läheb kuni 5 välja, nii et enamasti alati 0. Igal profivõistlusel on kõigil traction control 0. Ja ABS samamoodi, see on 3 valikut, kinni, nõrk ja default ehk võimalikult tugev ja siis see default on see, mis on kõige parem. Et isegi kui te arvate, et saate hästi täpselt pidurdada, siis lihtsalt ABS teeb parema töö, et igal juhul see sisse jätta. Ja kõik muu kinni. Kui väga tahta, seda tavaliselt piirata, võib panna driving line assistance, võib panna braking indicatorid, kui on mõnel rajal raske leida nagu reference punkti, kus pidurdada, aga üldiselt oleks hea kõik üleliigne kinni panna, et saaksite keskenduda sellele, mis nagu mängus sees toimub. Et võib alguses võib katsetada, aga te teaksite, kui tahate kiiresti sõita, siis kõik ülejäänud abid põhimõtteliselt peale ABS-i peaks kinni panema. Ja see kehtib iga autoga. Ja viimaks siis üks sõidunipp, millega võibki tegelikult kokku võtta kogu Gran Turismo kogemuse, et sõidustiil, kuidas tavaliselt Gran Turismo kiiresti sõidetakse, esiteks alla käiku vahetades ei tohiks liiga kiiresti alla vahetada. Päris elus on niimoodi, et paljudes teistes simulaatorites, et kui sa hästi kiiresti alla vahetad, siis on mootori pidurdamine võimalikult tugev, aga Gran Turismos, kui sa hästi kiiresti käik alla lappad, siis tegelikult on pidurdusmaa pikem. Nii et kui te pidurdate kurvi, siis ärge laske pöörded nii kõrgeks, et nad läheksid üle nagu selle redline'i. Ja põhiline sõidustiil, mis ka kehtib eriti olümpial kasutatud hübriidautodega, kus on turbo veel peal, aga ka üldiselt kõikide teiste autodega, on niimoodi, et kui kurvi pidurdada, siis kurvi pidurdamise lõpuks panna võimalikult madal käik, siin esimene, ja kohe kurvist kiirendada ja siis 3. käik. Et see aitab seda nagu turbo boost'i kontrollida, et igal juhul peaaegu igas kurvis kõik sõitjad teevad niimoodi, et nad mitte ei moduleeri oma jalaga gaasi, vaid nad panevad ruttu 2 käiku kõrgema, pidurdamiseks võimalik madalkäik, kohe 2 käiku kõrgem ja siis see hübriid, mis eriti selle autol on, ta hakkab kohe tööle, ta nagu veab ka esirattaid ja siis ei hakka tagarattad libisema ja siis see on siuke flow, mis iga autoga kehtib. Proovin teha natukene puhtama ringi, sõites samade käikudega, nagu olümpias sõitsime. Ka esimese kurvi jaoks kohe esimene käik korraks sisse, natuke laiaks, aga kohe 3. Siis on palju rohkem lootust, et auto ei lähe käest ära. Ka pidurdades korraks 4, kohe varakult 3. Esimene ja 3. Siis saab varakult täisgaasile, siin samamoodi. Korraks 3. ja korraks esimene, siis 3. Muidugi mu trajektoore vältige, sest et ei ole kerge rääkida ja ideaalselt sõita, aga jälle korraks esimene ja ilmselt 3. Ja siuke on sõidustiil, mis siis teeb palju lihtsamaks teie elu. See võimaldab ka ilma traction controlita reaalselt sõita, sest et muidu võib väga raske olla. Ja viimaseks tahaks öelda, et ärge jääge üksi, et Gran Turismo on küll võib-olla üks ajaloo parimaid single player mängu, kus on võimalik oma karjäärmoodi teha, autosid tuunida,
teiste nagu arvutivastaste vastu sõita, aga kui te tahate päriselt kiireks saada, siis ma soovitaks arvuti vastu sõitmise lõpetada ja üles leida Gran Turismos sportmenüü, kus siis saab sõita daily race teiste päris sõitjate vastu. Esiteks, teised sõitjad käituvad rattas sõitmisel täitsa teistmoodi, et kui tahate õppida, kuidas mööda sõita, kuidas võidu sõita, siis kindlasti tehke seda teiste sõitjate vastu, isegi kui nad on kogenematud. Pluss jällegi, otsige infot, küsige teiste käest, võisteldage oma sõpradega. Eestis on olemas oma kommuun, Keteplanet, sama nimega on ka maailmaväline foorum, kus saab siis, ma ei tea, kurta, kui midagi valesti või küsida, kui midagi ei tea. Eesti Virtuaalse Autospordi Liidu Discordis saab küsida nippe, nii et samamoodi minu käest võite iga kell kirjutada ja küsida, hea meelega jagan nippe ja peale minu on ka teisi sõitjaid, kes on Eestis väga osavad, kes saavad teile nippe anda niimoodi igal pool mujal elus ja võib-olla ka eriti spordis, et kui te kasutate teiste inimeste referentsi ja teiste abi, panete kuidagi perspektiivi seda, miks te seda kõike teete, see on palju lihtsam. Et väga tihti autospordis need, kes üksi pusivad, teevad võib-olla 1000 ringe, aga nad ei võrdle ennast teistega, nad ei räägi teistega sõitmisest, niimoodi nad arenevad palju aeglasemalt, nii et ärge üksi, tehke teistega koostööd ja siis hoidke silmad lahti, kui äkki tuleb järgmine olümpiavõistlus, äkki saate ka proovida, kas olete piisavalt head, et võistlema minna.